see oli siis tänane õhtu minu voodi. Köögipõrand. 4 tundi sai magatud. Täiesti haige. Ja siin magas teine tüüp. Tal oli madrats vähemalt all. Oli palju põranda peal. See on lina. Ja tekiks oli mul rätik. Jumala haige. Mis sa teed? Selg valutab raiski. Mul polnud õrna aimugi, et need UK outletid on teistsugused kui Eesti omad. Aga see on see, mis ma välja leiutsin praegu. Sest see on põhimõtteliselt lukk. See lükkab luku lahti ja siis siit tuleb vool nendest 2. Ja ma saan oma Eesti laadiat kasutada. Panin chopstiksi pulga siia. Väga hea. Ja telefon läheb. Palju õnne. Edaspidised klipid ma kogemata filmisin valet pidi, aga mida ma siis tegin? Ma läksin pärast seda uuesti magama, see tüüp läks minema, siis ma sain tema koha seal madratsi peal. Ärkasin mingi kell 2 ja umbes 3 ajal läksin sealt korterist minema. Ja siis ma check-inisin ennast enda hostelisse ära, see oli seal samas lähedal. Ja sõin seal samas hostelis koha peal. Ning siis ma läksin jalutama. Ja üleüldiselt, kuidas siis tunne on? Eile oli väga äge. See üritus ise oli väga äge. Kui ma läksin pärast välja, siis algus oli norm. Me läksin mingisugusesse baar/klubi. Ja see oli nagu, algus oli fun, aga siis inimesed läksid ära minema jumala vara juba mingi 1 ajal. Ja siis lõpuks me jäime mingi 5 sinna. Ja me üritasime kuskile minna, mingisse klubi või kuskile ja jumala vähe inimesi igal pool. Midagi eriti ägedat toimunud, ühesõnaga. Et siis ei olnud midagi nii huvitavat see õhtu väljas, aga see algus oli väga äge. Aga jah, ütleme nii, et kõik on suht tugeva nagu briti aktsendiga. Ehk siis mul on vahepeal nagu raske aru saada, või ma saan aru kõigest, aga mu aju võtab mingi 10 sekundit, et seda informatsiooni, mis sealt tuleb, seedida. Ja siis vahepeal nagu pead mitu korda küsima inimest, mida ta ütles täpselt. Sest et lihtsalt ei saa aru kohe. Aga jah, ühesõnaga praegu siuke tunne ikka veits, et nagu väiksest Eestist tulnud tüüp suures kuradi Londonis ühesõnaga. Et siuke huvitav out of place tunne või ma ei teagi, kuidas seda öelda. Natuke siuke võõras. Aga sellegi poolest tuleb hoida pea püsti ja ma ei tea, avastada siin mingid asju ja liikuda ringi ja värki. Eks ma siis vaatan, mis siin huvitavat pakutakse. No nii, õhtu, teise päeva õhtu siis. Hetkel liigun siis pokkerit mängima ja hostelis siis, kus ma olen, on üks hetkel, see on 6. tuba, aga mul on üks roommate, mingi tüüp New Yorgist oli usakas. Et väga äge, tundus norm enda olevat. Ja ei tea, oma pokkeri õhtul ei lähe alkoholiga, seekord on San Pellegrino mul näpus. Nii et ei hakka jooma. Võtab rahulikult, kuigi midagi mingi hetk peaks sööma, sest ma olen täna põhimõtteliselt, ma sain öösel mingi 4 aeg või natuke enne seda mingi kebaabi ja siis 1 korra sõin täna põhimõtteliselt, rohkem pole söönud. Ehk siis tore, kui midagi võtaks võib-olla süüa. Aga võt. Aga ma jalutasin hästi palju, et see oli mõnus. Mingi 2-3 tundi. Tegi kohe palju värskemaks olemise. Ja tegelikult ma isegi täitsa meeldis siin jalutada. Suht äge koht oli kogu see ümbrus siin. Et ma ei tea, väga kaugel ma ei käinud, aga jah, mingi 10 000 sammu ikka tuli vast täis.
saab pärast vaadata. Vot. Ehk siis pokkeri õhtul näeme. Okay, this is like 2 months ago. Yeah. Text him more recently, just confirm you're coming, no reply. Yeah. That's it. Are you definitely coming? Because I got to pay. No reply. Text him on Snapchat. Where are you? No reply. No reply ever since. Yeah, I asked him on Snapchat and I was like, Insta. Suht kiire üleminek uude päeva, aga otseselt midagi huvitavat rohkem ei toimunudki, lihtsalt mängisime pokkerit ja ma kaotasin 5 naela. Aga ühesõnaga järgmisel päeval siis leppisime selle Robiniga kokku, et lähme koos chillime, vaatame mingisuguseid Londoni vaatamisväärsuseid ja erinevaid asju. Ja siis me läksimegi, saime kokku ja vaatasime erinevaid asju ja siin on mõned klipid lihtsalt nendest kohtadest, kus me käisime. Jõudsime mingisugusesse kooliaeda nüüd. Väga huvitav. Tegelikult ei tahtnud siia sisse tulla, sest kõik on siin õpilased või õpetajad, aga vahet ei ole. Väikse ringi võib ikka teha. Ma arvan, et päris huvitav on. Jah, siuke väga huvitav koht. Näeb äge välja. Muidugi võib arvata 3 korda, kus ma olen treeningplatsil. Väike trenn ka veel tuleb teha ikka, et hoida ennast fitis. Ühesõnaga, tavaline päev siis üks tüüp, kes siis eile pokkerit sai mängitud. Nimi on Robin. Ta oli vist äkki Hollandist. Ühesõnaga, elab praegu Prahas, nagu ma aru sain, kuskil seal koolis käib. Ja ühesõnaga siis temaga koos chillisime terve päeva ringi, käisime erinevad vaatamisväärsused vaatamas, Big Ben ja kõik, mis seal lähedal on, see London sai siuksed asjad. Ja siis ta pidi minema rongi peale, et lennukile peale minna, ta napilt jõudis rongi peale ja siis kui ta lennujaama jõudis, ta avastas, et ta sõitis valesse lennujaama. Ehk siis ta pidi uue pileti ostma sealt lennujaamast. Nii et väga huvitav seiklus tema poolt. Aga jumala fun oli, äge on jälle kohata uusi inimesi. Ja nii-öelda jälle sõpru teha siis väljaspool Eestit ka, et välismaalastega. Nii et see on alati lõbus. Ja siis nüüd on jõudnud trenniplatsi. Soojendus on tehtud, esimesed setid on ka tehtud. Siis ma ootan veel Richardit, see tüüp, kellel sünnipäev oli. Ja temale annan siis ühe trenni ka veel siin. Pidime tegelikult eile minema, aga ei läinud, sest meil oli see pokkeri õhtu. Ja nüüd ta peaks kohe jõudma iga minut siia, teeb soojaks ja siis saame teha ühe ilusa mõnusa sessioni. Teen talle suht raske sessioni, sest et seal klubi õhtult ta läks kell 1:30 koju juba. See oli liiga vara. Nii et nüüd ta saab ekstra raske sessioni, et ta nii vara ära läks selle eest.